alustab. Nii, palun. Tere hommikust Keskkonnaagentuuri poolt, et täna nii nagu oli kutses kirjas, et räägime siis teile, kuidas riikliku keskkonnaseire tulemusi saab kätte. Et väga hea meel, et teid siin koguneb. Eile avastasin, et toimumas ka lindade ja valdade päevad. Täna ka just vaatasin teine päev, et aga sõltumata sellele siia rahvas tuleb, ilmselt sinna kohale ka kõige lähem. Natukene sellest, millest me räägime, paar sõna ütlen praegu, et teen väikse sissejuhatuse, paar sõna sellest, mis on või kes on Keskkonnaagentuur, millega me tegeleme. Siis võtab üle Martin Madison, kes meie keskkonnaseire nõunik. Ja meie kohe esinemise ajal siis esitame teile 4 küsimust, et siis Mari aitab meid neid avalikustada chatis ja oleme väga tänulikud, kui olete aktiivsed ja vastate, et siis annab meile ka hea tausta teadmist teie huvidest ja tuleviku võimaliku koostöö kohta. Nii, aga ma nüüd hakkan jagama oma ekraani kohe. Ja siis Ja on ilusti näha. Ja, meil on vaja seda aknad kuidagi maha saada. Ja, nii, et siis Keskkonnaagentuurist. Ise olen Svetlana Kudova, Keskkonnaagentuur ja andmehalduse ja seirefunktsiooni juht. Ja Keskkonnaagentuur on Kliimaministeeriumi valitsemisala haldusasutus. Meie kontorid on üle Eesti, ja siis meie põhitegevuseks on, slaidid ka liiguvad, et Keskkonnaagentuur on siis sõltumatu keskkonnaseisundi hindaja. Me pakume usaldusväärseid andmeid ja teenuseid keskkonna, ilma ja kliima osas, et kui väga lühidalt, siis me kogume andmeid, analüüsime neid ja selle baasil oleme võimelised ja vastamegi küsimustele, näiteks sellised nagu milline on Eesti keskkonnatervis, kuidas muutub meie kliima ja mis siis Eesti ilm toob meile kaasa. Kui natukene detailsemalt, siis enne kõike siis andmehõive, et me tegeleme andmekorjega, et teostame riikliku keskkonnaseiret kas ise või siis tellime sisse seda. Siis saame ka andmed keskkonnaloa omanikelt. Talletame need andmed erinevates andmebaasides, registrides, teeme need andmed teile kättesaadavaks. Ja täna me keskendume just riikliku keskkonnaseire andmetele ja siis meie andmebaasides leiab nende siin loetletud riikliku keskkonnaseire programmi, allprogrammide seire valdkondade andmed. Meteoroloogia, hüdroloogia, välisõhk, veevaldkond, meri, elusloodus, metsaandmed ja nii edasi. Et siis me andmed värindame. Anname, nagu ma mainisin juba, keskkonnaseisundile hinnangud, koostame keskkonnaaruandlus. See on nii rahvusvaheline aruandlus, ehk siis direktiivide kohustuste järgi peame seda tegema või mõni konventsiooni või rahvusvahelise lepingu alusel, kui ka siseriiklikult aruanded koostame, mis on siis seadusest, määrusest tulenevad või siis ministeeriumi tellimus on. Ja võib-olla kõige levinum ja arusaadavam kõikidele meie tulem on ilmaprognooside hoiatused. Ja kindlasti jagame seda kõikidega, et me ei hoia seda enda juures, et eelkõige see on siis otsustajatele ja avalikkusele. Ja saadame ka väljaspoolt Eestit seda ka, ehk siis jagame informatsiooni. Kuna ei ilm ega keskkonnateemad eriti ei tunne riigi piire, siis ongi väga oluline rahvusvaheline töö. Selles osas Keskkonnaagentuur on riiklik kontaktasutus nii keskkonna, ilma, kliima kui ka veega seotud rahvusvahelistes suurtes organisatsioonides, näiteks selline nagu Maailma meteoroloogia organisatsioon ja siis IPCC.
Samuti Keskkonnaagentuur on kontaktasutuseks Euroopa organisatsioonidele ja Euroopa erinevatele asutustele, et sarnastele nagu meie olemegi. Ja kui rääkida meie valdkondades, et kus me tegutseme, siis on seinast seina, et siin on mitte kõik loetletud, aga need suurimad, ütleme niimoodi, et kus me korjame andmed, kus me neid töötleme ja kus meil on sõnumid välja poole. Ja selleks, et nende andmetega hakkama saada, siis meil on erinevad andmebaasid, jah, ei ole kõik puhtalt meie omad. Et osa jah, me siin oleme omanikud ja peakasutajad, osad on sellised, mis meil on Kliimaministeeriumi omad, aga meie andmed on ka seal sees. Ja siin on ka mõned veebid, kus meie info kättesaadav on. Ja kõigepealt soovikski peatuda võib-olla natukene, nii, kuskile vajutasin, nüüd ei liigu, peatuda korraks keskkonnaportaali juures, et keskkonnaportaal ei ole Keskkonnaagentuuri oma. Ja. Et see on siis tegelikult Eesti riigi keskkonnaportaal, et meie haldame seda, meie võtame vastu kõik võimalik sisend, mis tuleb, et siin on mitte ainult Keskkonnaagentuuri andmed. Et andmed on esitatud erinevatel viisidel, et osaliselt sellest räägib ka Martin täna, keskendudes keskkonnaseire andmetele, aga nii nagu selle slaidil näete, et siis tegelikult siin on rohkem infot kui ainult andmed ja keskkonnaseire. Ja viimane, mis on üks viimastest, mis on nüüd avalikustatud ja kättesaadavaks tehtud, on kliimaatlas. Ja juhul, kui on soovi, et kliimaatlasest midagi teada, et siis meil on ka küsimused tulevad hiljem, et siis sooviksime teie käest saada teada, millest teemast te oleksite huvitatud. Nii, aga mina nüüd uuristasin nii kiiresti ära oma osa ja mul on veel üks slaid, aga ma unustasin öelda, Marika, sa saaksid palun avalikustada esimest küsimust, kui sa seda pole veel teinud. Et me tunneme huvi selles osas, et mis andmeid teid huvitavad, mis valdkonnas, et siis me paremini teame ka mingil hetkel kommunikatsioonide ja suunas korraldada. Ja siis, kui esimene küsimus saab olema vastatud ja avalikustatud ja vastatud, siis ka võib-olla kohe järjest teist võiks panna, et siin on loetletud, mul olid erinevad andmebaasid, kus me oma andmed talletame, salvestame, jagame teile. Aga küsimus on jah, et kus teie saate keskkonnaandmetele ligi, et mis teie eelistused või harjumused või mustrid, kuidas te käitute. Nii, ja siis jah, et nagu ma mainisingi, et me andmed jagame, meil ei ole seda endal ainult meie jaoks, me need korjame. Ja siis viimastel aastatel tegelesime sellega, et meie andmed on kättesaadavad ka masinloetaval kujul, ehk siis vastavalt rahvusvaheliste nõuetele, vastavalt avaandmete direktiivile, et Keskkonnaagentuur avas oma ilma- ja hüdroloogia andmed, ja mitte ainult, nüüd on ka keskkonnaandmed on ka kättesaadavad, aga siin ongi selle suure agaga, ütleme niimoodi, et see on siis masinloetaval kujul, nii nagu direktiiv nõuab, et siis kui IT-pädevus on majas, siis on väga hõlpsasti on võimalik ka andmed nii-öelda otse torust võtta ja endale teenustesse suunata. Ehk siis sellest saab ka eraldi rääkida juhul, kui selleks vajaduse soovi on. Aga sellega minu poolt olekski väike sissejuhatus tehtud. Et aitäh ja ma lõpetan ekraani jagamist. Tere ka minu poolt. Võtan ekraani jagamise üle ja siis alustan enda poolt ettevalmistatud teema nagu tutvustamisega. Mina olen Martin Madisson, keskkonnaseire nõunik Keskkonnaagentuuris ja täna siis teekski teile ülevaate Keskkonnaagentuuri hallatavatest infosüsteemidest ja
loodud lahendustest, kust leiab infot seiretööde tulemuste kohta. Tutvustan võimalusi seirearuannete ja andmete pärimiseks Kese andmekogust. Näitan andmete visualiseerimise lahendust, kust huviline saab mugavalt kohe erinevate seiretulemustega tutvuda, ilma et peaks andmeid eraldi andmekogust välja otsima, neid alla laadima ning andmegraafikute koostamiseks töötlema. Alustuseks näitan mõningad slaidid, kus tutvustan lahendusi, aga oma ettekande teise osa näitaks kohe juba neid tutvustatud lahendusi otse veebist. Ka vast vestlusesse tulevad nende lahenduste lingid, et huvilised saavad kohe ise siis klikkida ja arvuti teel kohe minna neid tutvustatavaid lahendusi ise ka uurima, et ei pea tegelikult ainult kuulama ettekannet ja vaatama ettekandes näidatavaid asju. Ja, mulle Andrus ottud järgi tulema, kui tahad. Ma võin küsida. Ja, ma küsisin. Nii, Eesti keskkonnaseisundi hindamiseks viiakse igal aastal riikliku keskkonnaseire programmi raames läbi erinevaid seiretöid ja need tulemused siis talletatakse andmekogudes. Lisaks siis keskkonnaandmete kättesaadavaks tegemisel andmekogude kaudu ja päringutele vastamisega avaldame Keskkonnaagentuuris ka seiretulemusi erinevate avalike lahenduste ja kommunikatsioonikanalite kaudu. Tagades info jõudmise erinevate sihtrühmadele on meie eesmärk. Ja lootes sellega siis aidata tõsta teadlikkust keskkonnas toimuvast. Siin on siis loetelu valikust Keskkonnaagentuuriga seotud keskkonnaseire infosüsteemidest ja infokanalitest. Minu poolt toodud loetelu on oluliselt lühem kui juba Sveta näitas, aga mina tahangi täna rohkem keskenduda keskkonnaportaalile, näidata neid portaalis olevaid seirega seotud teemalehtede juurde loodud kaardilugusid ja kindlasti siis näitaks, kuidas keskkonnaandmebaasis Kese teha kas siis aruande või ka isegi seiretulemuste andmepäringut. Ja ühe osana tutvustaks seda ühte uudset seireandmete visualiseerimise lahendust. Keskkonnaportaali üldine tutvustus sai juba tehtud. Lisaks siit omalt poolt, et jah, portaalis on lisaks siis väga palju erinevaid analüüse, publikatsioone keskkonnaseisundi ja näitajate kohta, sest sinna portaali on püütud koondada ju kogu Eestis olev keskkonna kohta käiv info. Ühe väga olulise rakendusena sooviks tutvustada portaalist leitavate teenust, mis on siis andmed ja kaart. See on üks võimalus vaadata erinevaid keskkonnaobjekte, mitmel kaardikihil olevaid infot korraga ühes vaates, samuti teha päringuid kogu andmestiku ulatuses, tutvuda objektide detailandmetega ja vajadusel ka saab laadida need kaardikihid endale arvutisse ja siis nendega edasi töötada. Keskkonnaportaalist leiab mitmete keskkonnaseirega seotud valdkondade juures interaktiivseid kaardilugusid ja vahel nimetatakse neid ka siis aastaraamatuteks. Loodud on nad selleks, et anda näiteks keskkonnaspetsialistile just kiire terviklik ülevaade seirevaldkonnast, sisust, tulemustest, et peaks aitama mõista, mida ja kus on seiratud, millised on peamised järeldused. Lahendus võiks olla selline, lahendus peaks pakkuma head alust
edasiseks detailseks analüüsiks ja andmete nii-öelda oskuslikuks pärimiseks juba andmekogust. No, lisaks võimaldavad need kaardilood ja aastaraamatud ka üldse leida nagu kiiresti selline asjakohased seirevaldkonnad, millest nagu ollakse huvitatud ja mille kohta infot on vaja teada. Ja noh, samuti on need kaardilood üles ehitatud niimoodi, et seal on nagu täiendavad lingid, mis juba suunavad konkreetsetele andmeallikatele, et see nii-öelda vajalik algandmestik oleks ka kohe leitav. Lühike tutvustus, üldine tutvustus keskkonnaseire andmekogust. Et ta on riiklik infosüsteem, mis on loodud siis seiretööde raames kogutavate andmete haldamiseks, säilitamiseks ja kättesaadavuse tagamiseks. Keskkonnaagentuuri ülesanne ongi riikliku keskkonnaseire raames kogutavate andmete haldamine ja selle hulka kuulub ka siis KESE andmekogu pidamine. KESEst andmeid saab pärida tegelikult igaüks kohe, ilma et nagu andmebaasi peaks sisse logima. Et ta on kõigile kohe kasutatav. Riiklikust seireprogrammist oli juba põgusasti siin juttu, kui palju teemasid sinna kuulub, nii et siis võib öelda, et KESE on suur ja lai. Sealt leiab palju, aga teistpidi sealt peab oskama otsida. Ta hõlmab erinevaid valdkondi, sealhulgas siis eeskätt just riiklikud keskkonnaseireprogrammi. Samuti on sinna lisatud kalanduse riikliku andmekogumise programmi andmed. Ja tegelikult on järjest rohkem ka sinna jõudnud ja peabki jõudma keskkonnavaldkonnaga seonduvaid muid uuringuid ja projektide nii-öelda aruandeid ja tulemusi. KESE suurusest ja laiusest rääkides siis võib öelda, et mitmete seirete andmeread algavad seal juba 1994. aastast, mil algas ka riiklik keskkonnaseireprogramm. Ja võin öelda, et kui neid esimeste aastate aruandeid lugeda, tutvuda, siis tegelikult paljudel on ka lisasse lisatud veel varasemad andmed, mis küll ei ole meil otseselt sinna KESEsse andmetena leitavaks tehtud, aga tegelikult aruannetest leiab veel varasemaid andmeid ka, nii et usinasti kasutades andmekogu tegelikult avastab sealt ka palju rohkemat, kui võib-olla esimesel pilgul näha on. KESE on küll nii-öelda avalikus vaates kõigile nagu võimalik kasutada ja andmeid otsida ja tutvuda ja alla laadida, siis tegelikult saab ka KESEsse kasutajaks registreerida. See annab mõningase lisa ligipääsu andmetele, millel on siis nagu muidu piiratud ligipääs. Piiratud ligipääsuga andmed on sellised andmed näiteks, mis veel on küll andmebaasi sisestatud andmed, aga nad ei ole kinnitatud ja avalikustatud, ehk siis avalikus vaates neid andmeid ei näe, aga nad on tegelikult andmebaasis olemas. Ja lisaks näeb ka siis ka kaitsekategooriaga liikide asukoha andmeid ja nendega seotud aruandeid. Kui nüüd KESE natuke ülesehitusest lihtsustatult öelda, siis KESEsse seiretulemuste sisestamine käib siis nii-öelda seiretööde ja seire aastate kaupa. Ehk siis aasta jooksul, aasta alguses siis nii-öelda seiretöö avatakse KESEs. Seiraja saab siin aasta jooksul tegelikult järjest andmeid lisada, aga nii-öelda andmete kinnitamine ja avalikustamine toimub seireaasta lõpus, siis enamasti tähendab, et see seireaasta järgneva aasta alguses toimub siis selle seiretöö lõpetamine andmebaasis, lisatakse veel viimased andmed, koostatakse aruanded, need laaditakse üles KESEsse, toimub aruannete nii-öelda kontroll, kinnitamine, millega need saavad siis ka nagu avalikustatud.
et see on natuke selline kese nii-öelda ühtepidi ülesehituse eripära ja nii-öelda esmamuljel võib jääda mulje, et nii-öelda viimased seireandmed on kuidagi väga vanad, aga neid on tegelikult uusi ka seal ja nende kättesaamiseks peab natuke teistmoodi lähenema. Ühe lahendusena kindlasti tahaks täna tutvustada sellist küllaltki uut lahendust, millega me oleme siin selle aasta alguses nagu avalikuks tulnud. See on siis seire tulemuste ülevaate saamiseks on loodud siis lahendus, kus keskkonnaseire andmed on juba interaktiivselt visualiseeritud nagu lahenduses ja huviline saab tutvuda siis riikliku keskkonnaseire programmi erinevate seire allprogrammide erinevate seire näitajatega, värskete ja ajalooliste andmetega nii-öelda huvipakkuvas seirekohas. Ise nagu valides, valikuid tehes, kaardi peal huvipakkuvat piirkonda valides. Värsked andmed muidugi natuke tähendavad seda, et me hetkel saame seal lahenduses ikkagi kasutada neid andmeid, mis on kese andmebaasis ikkagi kinnitatud. Aga edasise arengute puhul ei teada, võiks arvata, et saaks ka värskemate andmeteni jõuda. Juba rääkisin, et keskkonnaseire toimub nagu seireaastate kaupa ja kui siis seiretöö on lõpetatud, aruanded koostatud, ning andmed on kesesse sisestatud, kontrollitud, avalikustatud ja avalikkusele kättesaadavaks tehtud, siis läbi aastate on ikkagi ka siis seireaasta kokku võetud sellise, ütleme, kõiki eelneva seireaasta seiretöid hõlmava koondülevaatega, et oleks ühest väljaandest nagu leitavad kogu terviklik pilt seire tegevusest eelneval aastal. Siin on siis nagu ühtepidi aruandetest võetud nagu info, seirajate tähelepanekud seire aasta kohta, tulemuste selgitused, andmegraafikud, kus on siis ka neid pikaajalisi trende näha. Ja ikkagi selleks, et anda koondpilte keskkonnas toimuvast. Ta on küll selline PDF-i formaadis hetkel leitav keskkonnaportaali seiretulemuste lehelt. Püüame teda ka arendada ikkagi interaktiivseks, et kuna kõikide soove täpselt ühes PDF-is ei suuda nagu ära vormistada, siis interaktiivsusega võiks luua lahenduse, kus siis erinevate spetsialistidel erinevate soovidega on seda võimalik omale rohkem nagu huvipakkuvamaks teha ise. Slaididest ja sellest on praegu siis võib-olla lõpetaks ja lähekski kohe keskkonnaportaali. Nii, keskkonnaportaali avakuva. Siin kohe üleval horisontaalselt on toodud nagu kätte mõnes mõttes selline kõige suuremad teemaplokid, mille alt võiks asju leida, huvipakkuvaid. Esmalt alustada kohe teemaplokist, kus on siis kõik need erinevad valdkonnad välja toodud, peavaldkonnad ja siis on ka nagu alamteemad, mida keskkonnaseirel on. Mina täna siis keskendun keskkonnaseirele, siis räägin ka rohkem keskkonnaseirest, kuigi olgu siin kohe ära öeldud ja tegelikult ka siin näitan teile, et keskkonnaseire peatükis või teemade juures ei pruugi kohe leida kõiki keskkonnaseirega seotud asju, sest tegelikult seire on ju seotud ikkagi valdkonnaga rohkem, siis ka suuremate teemade valdkonna juures tegelikult leiab keskkonnaseire andmeid, nii et jah. Aga jällegi alustaks kõige üldisemast, et ma lihtsalt eeldan, et kui
ei ole head tervikpilti, et mis on riiklik keskkonnaseire, siis siit teemalt võtta kohe see nii-öelda riikliku seireprogrammi tutvustus. Selgitus on kohe toodud, mis see teema on. Siin on ka kohe nii-öelda allprogrammid välja toodud, et kohe lingina, et saab minna täpsemalt uurima, mis ta on. On loodud ka tegelikult koondkaardilugu. Ja võiks öelda, et siin on ka lisaks, nagu ma ütlesin, et lisaks toodud nagu andmeallikate lingid, et kui siin tekib juba nagu selgus, mida tahaks otsida, siis ei pea ka kohe uuesti üldlehele minema otsima nagu seda keskkonna nii-öelda kas siis infosüsteemi, aga siit saab lingina juba minna kohe edasi. Et oleme püüdnud teha selle võimalikult lihtsaks, et liikuda edasi. Aga jah, me oleme nagu teinud oma nägemust, aga alati päris kasutajate tagasiside on alati teretulnud, et usume, et koostöös saab ikkagi paremaid lahendusi veel tuua. Aga tutvustaks korraks kaardiloo olemust. Siin on siis see keskkonnaseire riiklik programm tehtud kaardilooks. Disain on suhteliselt sarnane nagu tavalise keskkonna, tavalise või tüüpilise interneti koduleheküljel, et kohe varakult on kõiksugused nagu emba-kumba, kas nad on siis täna vasakule toodud menüüd või on nad horisontaalselt paigutatud, et mis teemad siit lehelt leiab ja allapoole scrollides näeb siis neid teemasid nagu järgnevat. Kaardiloos, nagu juba nimi ütleb, siis suure tõenäosusega on palju rõhku pandud kaardile. Kaart on selles mõttes interaktiivne, klõpsates nendele punktidele tekib info, mis teema on. Loomulikult, kui siin kõik seired kohe on korraga kaardile pandud, siis pilt on segane, aga allapoole scrollides tulevad valdkonnad eraldi. Samamoodi kaart on uus, et näha neid nagu seirevõrku eraldi. Samamoodi klõpsates kaardile näeb täpsemalt infot. Et siit siis saab tutvuda, mis on riiklik keskkonnaseire, seireprogrammide kirjeldus, tutvustus. Kaardi peal näha ka seirevõrk. Nii, ja nüüd on siis see koht, kus lahkuks siit kaardiloost. Nii, võtame portaalilehe uuesti ette. Avalehele pääsemiseks klõpsame siin päises kohe sellele keskkonnaportaali nimele ja saame kohe avakuva. Nii, siis olulise rakendusena soovikski näidata vast ühte kõige mugavat lahendust, et mitte ainult keskkonnaseire andmete, vaid üldse keskkonnaandmete info kättesaamiseks, et kus miskit on tehtud, on jälle nagu kaardilahendus. On erinevad kaardikihid. Võib näha, kui palju neid erinevaid teemasid siin on. Keskenduks jällegi keskkonnaseirele. Klõpsates siia näitab ära, et 16 kaardikihti on. Menüül avades näeme, et kõik on riiklik keskkonnaseire. Klõpsame veel, näeme täpselt, et mis kaardikihid on siin kuvatud. Loomulikult jällegi neid korraga kuvatud infot on liiga palju, liiga tihe, siis tegelikult see suurt infot võib-olla meil ei anna, aga jah, saab ka siin siis valdkondade kaupa või allprogrammide kaupa uurida või panna ka koos neid kuvama, kuidas kellelgi nagu vajadus on. Mis selle rakenduse veel väga mugavaks teeb, on see, et üks võimalus on kuvada teema järgi või otsida teema järgi. Ma siin korraks katsetasin, et kui panna põhjavesi, siis ta kohe näitab, et põhjaveega seotud teemad. Prooviks midagi muud. Mingi lähedane teema on muld. Tulemusina ei leitud. Aga jõe.
nüüd andis ta mingid valikud, aga võib-olla see jällegi on see koht, kus nüüd oma nimekaupa, teemakaupa otsides võib-olla peaks siis jah, eelnevalt paremini ette valmistatud olema, aga jään praegu nagu olukorda, kus ei oska selgitada. Aga asukoht küll töötas väga selgelt ja andis aimu, et tahaks teada, mis toimus näiteks, mis seire toimub. Ma pean, vabandust, valikuma siit selle ja ütlema, et tahan teada, et mis toimub Haapsalus. Annab valida Haapsalu linna. Otsib selle nii-öelda välja ja kohe on ka näha siin täpsemalt siis, mis seireid on tehtud. Loomulikult, kui siit hakata kaardikihte maha võtma või huvipakkuvat välja otsima, siis tulevad need seirepunktid nähtavale. Ja loomulikult, kui on teised teemad rohkem huvitavad, siis saab ka siit linnukese teha ja ta näitab neid seirepunkte siin piirkonnas. Nii et kasulik rakendus. Saab kohe keskkonnaportaali liikuda. Võib-olla korraks hüppaks veel teemade juurde, et näidata, kus mingid kaardilugusid keskkonnaseirest veel on, et võib-olla selline natukene tundmatu koht on, et publikatsioonid, mida see tähendab, julgelt tuleks vaatama minna, siin on ka nagu valik, kas kaardilood, võtta ka veel lihtsalt nagu väljaanded ja ülevaated. Siinkohal muidugi on, et teemad tuleks valida, et kas näiteks ilm ja kliima. Eraldi on ka muidugi loomulikult siin keskkonnaseire, aga nagu ütlesin, et siis ei pruugi kõiki valdkondi kohe nagu välja tulla, sest need teemad võivad olla rohkem valdkonnaga seotud. Võtame muld ja maahõive, läheme otsima. Ja tulevad värsked materjalid, et mida on loodud. Saab siit nagu publikatsioonide alt nagu filtreerida sobivat teemat endale. Ja siis juba edaspidi teab, et on ilm ja kliima all on leida nagu meteoroloogia aastaraamat, siis kui siit teemale leida nagu see ilm ja kliima, siis siit oskab juba paremini nagu minna seda nagu teemat ja kaardilugu nagu uurima. Läheks nüüd veel nagu kesesse. Saaks lihtsasti ka kohe siia nagu uuele lehele andmebaasi nii-öelda aadressi kirjutada, aga vaatame, kuidas siit toimub see, et on nagu üksteisega lingitud teemad. Et siin oli kenasti olemas, et kui oled tutvunud erinevate allprogrammide sisuga, tekib huvi mingi teema vastu. Vaatame, siin on pinnaveeseire, tahaks näha andmeid andmebaasist, saab kohe andmebaasi juurde kiiresti. Võimalik, kui oled kasutajaks registreerinud, saad siseneda, et väga värsked andmeid näha, aga teeme nagu päringus niimoodi, et olen täitsa esimest korda võib-olla sattunud lehele ja tahan siit hakata nagu leidma, kas siis mind huvitavat valdkonna kohta nagu infot. Avakuvale on kenasti toodud lingid põhilistest nii-öelda teenustest siis, et mida siit saab leida. Et esmalt küll pakub kohe, et saab nagu seireandmeid leida erinevat tasandit, ega suurt ei oska esmakordselt tulles ei oska arvata, et siin on ilusti selgitatud, mida see tase tähendab. Aga ikkagi, et paremini aru saada, sest ikkagi hakata üldisemast peale, vaadata, et mis seireprogrammide info siin on. Kustutan varasemad valikud. Huvi oli, et leidsin pinnavesi. Täitsa olemas on pinnaveeseire, pinnaseseire ja 2 pinnaveeseiret. Valime siit ühe. Ja kenasti on programmi üldandmed leitud, et mida ta sisaldab. Nii, üldandmed.
võimalus on ka minna aruannete juurde. Aga jällegi läks nii-öelda otsing sassi, leiame kohe algvaate. Pinnase seire see infot võib-olla kohe ei andnudki. Pinnavett seiratakse ka kiirgusseire raames, siis ta annab ka teise all programmi valiku, jah. Jällegi, et olla nagu ühes kuvas, siis lähme algvaatesse, et võime ka proovida muld pinnase uuringud, aga oleme huvitatud rohkem mullaseirest. Valime mullaseire. Tuleb kenasti välja, et mullaseire nii-öelda esimene üldprogrammi nimi mullaseirega, täpsustus on, et on põllumuldade seire ja siin siis kenasti jälle programmide üldandmed kenasti kirjeldatud. Nii, aga saime teada, et mis programmis toimub, siis järgmine teema, et ka ei julge veel andmete juurde minna, siis jällegi lähme avakuvale, siis on üks käik paremini meeles. Kuigi siin vasakul on ka menüü, kus saab tegelikult samad valikuid teha. Aga tahaks teada rohkem aruannetest. Jällegi pinnavesi võtaks, oleks huvi. Proovime, mis ta leiab. Suurt selgust ei loo. Siin on äkki seiretöö, proovime siia ka pinna. Võimalus on ka siit minna hierarhiasse. Nii. No jah, seiretöö leidmiseks kõige. Siit on ka nagu menüüs saab otsida edasi. Mina pingsasti püüdsin leida pinnavett, aga vist on tegelikult päris pinnaveeseiret ei olegi olemas, on siseveekogude seire. Palun väga, kõik on kenasti olemas, et esimesel otsingul veel tõesti tekib tunne, et märksõna leiad, et ei ole, aga siis saab ka nagu teistpidi rippmenüüst leida nagu tegelikult teema. Ja kenasti on siin värsked seiretööd olemas, seirearuanded. Aruanne tuleb alla laadida. Ja see on nüüd küll vahearuanne. Lõpparuanne tuleb veel leida. Sest jällegi aruanne ei ole veel kättesaadav avalikus vaatest, aga kuna vahearuanne on kinnitatud, siis see on nagu seireaasta kohta kenasti leitav. See on see koht, et võib-olla aasta alguses ei ole kõik aruanded kohe kättesaadavad. Nii, aga nüüd võtaks ühe näite, kuidas leida seireandmeid. Jällegi, nüüd oleme juba targemad, et sellist asja nagu pinnavesi ei maksa otsida, et otsida hoopis näiteks
siseveekogude seire, leiab kõik need nii-öelda. Aga jällegi, et muidugi loomulikult võib ka kohe valida otsi, et kõik andmed on huvi pakkuvad. Siin muidugi siis tuleb valmis olla, et neid ridu on päris palju, ehk siis nii-öelda lihtsalt nagu programmi nime järgi hakata andmeid otsima, võib tulla üllatus suur, et maht on palju, et loomulikult tuleb siit hakata järjest nagu selles mõttes aruandest lugeda, et mis teema täpselt on oluline, kas siis nagu mis veest nagu, kas veest või settest pinnavees on võetud proovid elustikust või kõige parem on siis juba minna siin nagu nii seire näitel, et mis näite täpselt on huvipakkuv. Ja loomulikult saab siin ka nagu seda nii-öelda perioodi valida, kas siis konkreetselt mingist seiretööst või mis perioodi kohta andmeid tahetakse, et päris selliselt, et ainult programm panna, siis hulk on suur ja siis tuleb seda juba hakata oma nii-öelda allalaetud, oma eraldatud failis hakata ise filtreerima ja andmeid töötlema, aga nii et mahud on suured. Hetkel ma seda kese kesega on muidugi selline asi, et üks otsimise koht veel. Alustame korraks uuesti. Et lähme andmeid otsima ja tegelikult on see, et ega jällegi tekib see sama vajadus, et otsida mingist piirkonnast, siis on siin selline lisavõimalus, et jällegi otsi kaardilt. Jällegi ma filtreerimist ei teinud, mida ma tahan. Ma tean mingit võib-olla piirkonda. Teen siit suvaliselt märgin mingi ala maha. Valin piirkonna. Ma tahan selle piirkonna kohta kõiki andmeid saada. Valitud on päris suur maa-ala. Lasen otsima. Jällegi sama lugu, et 25 000 seirerida ei ole, andmerida ei ole veel nagu kõige hullem, on hakkama saadav nagu lihtsasti, aga jällegi, et kui niimoodi otsida, et tahad nagu suvaliselt kõiki asju teada, mis seal toimub, siis see kogus võib suur olla, ehk siis kui andmeid tulla pärima, siis nii-öelda läbi nende filtrite saab ikkagi, oleks mõistlik seda nii-öelda otsingut rohkem suunata, et siis saab ka neid täpselt andmeid, mida huvi pakub. Minul poolt kesest ma praegu hetkel kohe ei oska midagi tutvust rohkem põnevat rääkida, et julgesti kutsun inimesi ise nagu sinna, kellel vaja andmeid on, julgesti ise sinna päringuid tegema ja nagu loogikat uurima. Nii, võib-olla viimase osana tutvustaks seda andmete visualiseerimise lahendust, kus siis võib-olla ei ole ikkagi endal ise vaja andmeid maha laadida. Tahaks lihtsalt teada mingid etteantud lahenduses, et mis andmeid ja millised need andmed ajalooliselt või värskelt on endale huvi pakkuvas piirkonnas, siis see on selline keskkonnaseire all on niisugune link, et saab uurida siis ongi siis ta meil siis sellise keskkonnaseire andmete visualiseerimise lehena nimi. Jällegi, et saab siin tutvuda, miks see on tehtud, eesmärk on sõnastatud. Ja jällegi, et kui siin juba tutvudes leiad huvi pakkuvaid andmeid ja tahad ikkagi täpsemaid veel andmeid nagu ka endale nagu andmebaasist laadida, siis on kese lahenduse, kesele kohe link olemas, saab kese juurde minna. Jah, me alles sel aastal alustasime nende avalikustamisega, et plaanis on siin lähiajal avalikustada 12 erinevat seireprogrammi ja hetkel siis võib-olla jällegi põhikuna tutvud esimese asjana ikka, mis on ilm olnud. Klikkides siia avaneb siis see meteoroloogilise seire tulemuste ülevaade. Jällegi seireprogrammi eesmärk on sõnastatud siia, et ikkagi korraks üle korrata, et millega tegemist. Meteoroloogilise seire pealkiri juba reedab ära, millega on nagu osadel seireprogrammidel võib olla ka selline juhuslikult klikkides nagu arvamus, et millegi muuga on tegemist, siis eesmärk nagu või see
tutvustus või kirjeldus annab ikkagi täpsem aimu, mida siit tasub otsida, mida siit on leida. Vasakul servas nii-öelda on siis ka selline olulisemad seiretulemute punktid välja toodud. Siis nii-öelda loogika on selles, et oleme siia nii-öelda sõnastanud ka selle, et mis aasta kohta need punktid on, et anda aimu, et mis on see kõige viimane andmestik, mis siin sees on leitav. Olulisemad nii-öelda tulemuste kohta mingi nagu tähelepanek, et siis, et kes siia tutvuma tuleb andmetega, siis ta saab nagu nii-öelda aru, kuidas või mida nendest andmetest nagu märgata, kui ta hakkab siin edasi neid asju uurima. Samuti on siin selgitus, et kust need andmed on pärit ja kuidas saab neid andmeid ka endale juurde pärida. Jah, olgu öeldud, et jah, meteoroloogilise ja hüdroloogilise seire andmeid kesest ei ole, siis seetõttu ei ole ka siin kese linki. Aga jääme siia samasse portaali vaatesse, olemas andmete nii-öelda leidmiseks või arusaamiseks, kus midagi on tehtud, siis on ikkagi niisugune hea seirevõrgu kaart. See on üks võimalus nii-öelda endale huvipakkuvat seire kohta nii-öelda filtreerida. Valisin siit meteoroloogilise seire Kuusiku jaama. Tõsi, siin üleval on tegelikult ka filtrid rippmenüüna. Kui ka siit saab tegelikult, kui juba teadlikum oled, et mis koht huvi pakub, kus miski asukoht on, siis saab tegelikult siit ka teha need endale huvi pakkuvad kohad. No. Seire näitaja on toodud siia ja siin on ka siis see periood, mille kohta saab andmeid uurida. Et meteoroloogilise, hüdroloogilise seired algavad isegi 91. aastast meil. Teiste seiretel ikka enamustel on kas siis 94. aastast või värskematel seiretel siis ka isegi seal 2000. aastast alates. Aga proovime, et vaatame viimast viite aastat. Valime siit ka siis näha on, et päikesepaiste summa, nagu päikesepaistet viimasel aastal oli vähem kui eelnevatel aastatel. Siin ülemine graafik nagu on, kui on pidev seire andmed, siis on hea teha niimoodi, et paned nagu aasta keskmise ühe graafiku peale ja all on siis ka see nii-öelda aastane dünaamika. Aga ütleme, kogu Eesti teema nagu annab küll aimu, aga tegelikult tahaks rohkem teada, kuidas on Pärnus olnud. Graafik selles mõttes annab ka aimu, et siin on koht, et ongi Pärnu. Ja ka graafik kohe muutub. Tegelikult 25. aastal oli ka Pärnus ikkagi vähem päikest. Siin on ka siis näha, et millistel aegadel tegelikult, kui näed graafiku peale, et juunikuus on ikka kõige rohkem, aga mistel kuudel on see aasta summa, kuu summa ikka väiksem. Muidugi see on ka, et kui kohe valitsid filtrist omale sobiva ala, siis tegelikult kui sellele andmetulbale või andmekohale liikuda, siis ta näitab samal ajal ka siin tulbas või tabelis nagu teiste seirepunktide samal ajal mõõdetud asja väärtust. Pärnu, aga okei, päikest paistis vähem, aga tegelikult temperatuur ka oluline, et kas oli külmem soel. Valides siit siis nagu seire näitaja. Ta nüüd natuke mõtleb, kuigi kitsendatud on kõiki neid filtreid, ta ei mõtle nii kaua, aga selleks peab valmis olema, et kui kõik on nagu, kogu võrk on nagu otsingus, siis neid näitajaid ta valib ka kauem natuke. Samas päikest oli küll vähem 25. aastal, aga keskmine temperatuur sellele vaatamata oli tegelikult ikkagi märgatavalt soojem Pärnus. Siin jällegi alumisel graafikul on ka võimalik siis näha, kuidas see aastane dünaamika on. Oleme toonud siia siis sellise andmetabeliga välja, kus on ka natukene numbritena näha, et kellele kumba pidi silmamälu parem on, et kas tulpadena tekib see erinevus või tahab ikka numbriliselt kohe näha, et kas ikka on erinevus. Nii et oleme püüdnud tabada nagu kõiki erinevaid huvisid, et millega siit see info kaasa võetakse. Ma arvan, et praegu sellest minu poolt tutvustusest oleks jällegi siin visualiseerimise lahenduses jällegi piisab. Kutsun jälle üles, et usinasti ise tutvuma ja uurima minna.
ei julgelt meile tagasisidet anda, mida võib-olla teie ootaksite, sooviksite ka veel näha siit, et ütleme, et nad oleme küllaltki alguses oma lahendusega. Plaan on teda ikkagi järjest täiendada ja nende seirete juures olevad kõikidel seiretel ei ole ka kõiki seirenäitajaid jõudnud sinna lahendusse viia, vaid oleme need põhinäitajad viinud. Et kõigepealt püüame need kogu seireprogrammi, need allprogrammid avalikustada ja siis aja jooksul järjest täiendada, nii et korraga kõike ei lahenda. Sveta korra mainis lõpus ka seda avaandmete teemat, siis ma näitan lihtsalt, et kuidas portaalis seda leida, et kui jutt oli selles, et ta koondab kõiksugused keskkonna andmed, mis on Eestis kogutud, mis ei pruugi kõik olla muidugi, ei olegi keskkonnaseire andmebaasis, vaid hoopis teistes andmekogudes, siis siit on kenasti vormistatud selle ja nimed juures, et mis teema kohta minna edasi uurima. Et ta on koondatud siia, need andmekogud siis andmeallikate juurest on siis see ka avaandmete lahendus. Ja jällegi, et kõigil inimestele see avaandmete teema ei ole kohe kasutatav, võib-olla veel liiga ei ole vajadust, aga neid ikkagi on, kellel on oma vajalikud andmed kogutud andmebaasi laetud andmetest endale vajalikud analüüsid teha, arvutused, hinnangud arvutada ja oma kindlates rakendustes on seda teinud, siis see mugavus, et sul on kindlalt struktureeritud andmed kuhugi iga-aastaselt uuenevad ja sa teed automatiseeritud lahenduse, mis sulle need andmed sinna oma enda vajalikku rakendusse kohe uuendavad. Sa ei pea minema kese andmebaasi näiteks jällegi andmeid üles otsima, vaatama seda viimast ja perioodi ja võtma enda selle viimase perioodi ja siis need vahepealsed andmed endale jälle alla laadida, et siis oma rakendusse üles laadida. Et vältida sellist tühja tööd, mis iga aasta kordub, siis see avaandmete lahendus, kus sa iga aasta tead, et need on kindlate reeglite järgi andmed ja sa uuenevad võimalikult automaatselt, siis ka meie enda tabloo või see andmete visualiseerimise lahendus on ehitatud selle peale tegelikult üles, et me saame need asju uuendama panna ikkagi automaatselt, et me ei pea ise käima vajutama nuppe, et need andmed, mis on kesesse pandud, saaksid meie visualiseeringusse ka laetud, vaid see toimub periooditi uuendades automaatselt. Et siin on siis ka jällegi võimalik tutvuda, kas siis mis teemadel andmed on huvi pakkuvad. Loodud on ka selline avaandmete allalaadimise lahendus, mis hõlbustaks andmete kättesaadavust ja selgitaks, kuidas on andmed seotud. Ja andmete juures on ka tegelikult andmete lehitseja siin. Nii, aga mina tegelikult olen kõik oma jutu saanud nüüd praegu ära räägitud. Aitäh, et see, mis me tahtsime teiega jagada, me jagasime, et juhul kui küsimusi, siis hea meelega vastame. Marika, sa saaksid palun panna kolmandat küsimust chati, et siis kellel on soovi ja kellel on midagi öelda, et siis kiire tagasiside selles osas, et kas ja mis uut saite täna teada ja mida te saaksite kasutada oma töös. Nii kaua, kui võib-olla vastate ja mõtlete, et tegelikult meil on hulk teemasid, nii uusi kui ka vanu, et mis sooviksime teiega jagada, et juhul, kui teil on huvi, näiteks meil on valminud uus tuleohukaart ja varsti see tuleohuperiood hakkab pihta, tegelikult juba vist hakkas siin-seal põlema kahjuks. Soojussaartest ka meil on uus aruanne valmis. Uuest aastast, kui ma eksi, võib-olla eelmise aasta lõpus, meil on siis uuendatud hoiatuse süsteem, see on siis ilmahoiatuste süsteem, et nüüd ta on siis detailsem mitmeks päevaks, et saab sel teemal rääkida teile. Siis vaatamata sellele, et täna Martin rääkis ja näitas põgusalt kese kasutamise võimalusi, tegelikult on võimalik teha suunatud koolitus sel teemal
ja kellel on huvi, siis võib-olla ka keskkonnaportaalist võimalik teile rääkida konkreetsemalt juhul, kui midagi huvitab. Mari, kas sa saaksid palun panna seda viimast küsimust ka, et kuna seal praegu selle küsitlusvormis ei olnud võimalik seda muu osas teile sisu panna, et ainult linnutada seda saab, et juhul, kui teil pakub midagi muud kui siin pakutud teemadest, valikutest, et pange palun chati kirja täissõnadega, et mis teema huvitaks teid, siis me teame, et millega me saaksime järgmine kord teie juurde tulla, jutustada. Aitäh! Lisaksin enda poolt selle kesekoolituse kohta seda, et seda kesekoolitust ei tee mina. Kesekoolitusteks on meil tegelikult ikka professionaalid olemas, kellel on see palju ladusam ja trikke teavad nemad natuke rohkem, nii et on kasulik igal juhul. Nii, aga nüüd võib käega märku anda, kui on küsimusi suuliselt. Vestlusaknas ei näinud hetkel veel ühtegi sellist küsimust. Aga võib-olla ei peagi olema, et väga hea meel siin jälgides, et mis teemas oleks huvitatud, et kese tundub, et pakkus huvi, et täitsa võime mõelda selle teema peale, et hoiatused ja et väga hea. Suured tänud, et olete aktiivsed ja annate sisendid ja tagasisidet. Ja kui siin neid varasemaid küsitlusi vaadata, siis esimene küsimus, mis oli siis valdkondade kohta, et mida te oma töös kasutate, et siin põhjavesi on saanud kõige rohkem hääli, siis on siseveekogud, elustik ja välisõhu kvaliteet ja siis on ilm alles ja muld, merevesi ja metsakahjustused on nii 1 ja 2 häält on. Ja siis see teine küsitlus, mis oli kanalite kohta, siin paistab ka, et on siis keskkonnaportaal koos kaardiloo ja aastaraamatutega on siis siuke, mida nagu teatakse rohkem. Väga hea. Ja siis, kui praegu soovitakse kesest rohkem teada, ehk siis järgmine kord ilmselt tuleb ka kese osas parem protsent kasutamise osas. Ja tundub jah, et ma ise olen ka seda keset vaadanud, aga see otsingusüsteem seal tundub keeruline, et ilmselt tõesti on koolitust ikkagi vaja enne, kui saaks nagu päriselt kasutama hakata neid andmeid seal. Ma nii etteruttavalt võin öelda, et me teeme lühikesed videod, maksimum 1 minut pikkusega, et siis mis suunatud oleks just filtreeringutele ja siis otsingutele. Aga jah, et see on siis nii-öelda boonus, aga koolituse ikka hea võib-olla läbida ja et spetsialist selgitab, et kuidas paremini ja kuidas kiiremini ja kuidas üldse saaks andmed kätte. Et tegelikult, nii nagu Martin ütles, seal on palju andmeid ja ka need, mis teile huvi pakuvad, et põhjavee kohta on olemas andmed ja nii edasi. Ja nii, aga vestlusaknas küsimusi ei ole hetkel. Keegi ei ole kätt ka tõstnud. Et võib-olla siis jätame teid seedima seda teemat ja aitäh tänastele külalistele, aitäh osalistele. Meie kohtume teiega 23. aprillil, kui on jälle jäätmereform teemaks, et siis ma saadan teile kutse, ma arvan, esmaspäeval. Aga praegu võite juba kalendrisse kirja panna. Suured tänud kõikidele osalemast ja ilusat päeva jätku.
väga. Suur tänu kuulamast, Head aega! ilusat neljapäeva jätku.